Vladimir Putin laiendab sõda Ukraina vastu ja on valmis hõivama uusi territooriume. Kogu maailma tähelepanu on suunatud Lähis-Ida sõjale ning Donald Trumpi ja Xi Jinpingi tippkohtumisele. Samal ajal kirjutas Vladimir Putin vaikselt alla määrusele, mis võimaldab anda Vene passe Transnistria elanikele, mis on Moldova okupeeritud territoorium. Kui te arvate, et see on lihtsalt bürokraatlik protseduur, siis ma selgitan kohe, miks see võib olla sissejuhatus millekski palju ohtlikumaks. Nimelt võeti Venemaal varem vastu seadus, mis lubab Vladimir Putinil saata väed ükskõik millisesse riiki Venemaa kodanike kaitsmiseks. Luure on juba hoiatanud, et pärast Donbassi on Vladimir Putin valmis proovima valutada Odessat, mis piirnebki sellesama Transnistriaga. Alustame siis sellest, mis see Transnistria üldse on, sest paljud on lihtsalt harjunud, et Moldovas on mingi hall tsoon ja kõik. Oluline on ka meeles pidada, et minu saate tõlgitakse paljudesse keeltesse ning kõik, kes seda saadet vaatavad, peavad mõistma konteksti. Niisiis, Transnistria on kitsas maatükk Dnestri jõe ja Ukraina piiri vahel Moldovas. Ametlikult on see osa Moldovast, mis alates 1992 aastast eksisteerib Venemaa toetusel eraldi tumustamata kvaasiriigina. Seal elab ametlikult umbes 350 000 inimest, kellest enamik on venekeelsed. Seal on alates 1992 aastast Vene väed, ametlikult umbes 1500 inimest. Ja seal asuvad ka lihtsalt tohutud Nõukogude laskemoonalaod. Ja nüüd allkirjastas Vladimir Putin eelmisel päeval määruse, mis sisuliselt avab lihtsustatud tee Vene kodakondsuseni kõigile täisealistele Transnistria elanikele. See on 10 000 potentsiaalseid sõdureid sõjas Ukraina vastu. See Kremli samm ei ole uus tööriist tema geopoliitilises arsenalis, vaid see on niinimetatud passistamispoliitika jätk, mida Venemaa on aastaid kasutanud postsovetliku ruumi destabiliseerimiseks. Moskva kasutas sarnaseid stsenaariume juba 2008. aasta suvel Abhaasias ja Lõuna-Osseetias, vahetult enne sõjalist sissetungi Gruusiasse, samuti Donbassis ja Krimmis enne täiemahulise agressiooni algust Ukraina vastu. See on ülioluline, tuleb võimalikult täpselt fikseerida. Abhaasia ja Lõuna-Osseetia 2008. aasta. Venemaa jagas kõigepealt kohalikele elanikele passe, siis teatas oma kodanike ohust nendel aladel, seejärel viis sisse väed ja alustas sõda. Krimm ja Donbass aastatel 2014-2022, täpselt sama skeem. Vene passid, seejärel teade väidetavast ohust kodanikele. Väed? Теперь вот Приднестровье. Ja me oleme siin esimeses etapis, passid, mis edasi saab, on loogiline ja ilmne. Veelgi enam, Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma on juba ette valmistanud seadusandliku mehhanismi järgmise sammu jaoks. 13. mail käesoleval aastal andis Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma lõpliku loa Vladimir Putinile viia armee teistesse riikidesse Vene kodanike kaitsmiseks. See on seadus, kehtiv seadus ja loogika on järgmine. Vene kodanikud on Transnistrias, sest sa ise jagasid neile Vene passe ja nüüd on sul juriidiline alus sõjaliseks sekkumiseks. Sergei Shoigu, endine Venemaa kaitseminister ja praegune julgeolekunõukogu sekretär, on juba öelnud sõnad, mida on oluline meeles pidada. Järgneb tema tsitaat. Üle 220 000 Vene kodaniku elab Transnistrias, kelle huvid ja turvalisus on Kiievi ja Krimmi hoolimatute ja vastutustundetute tegude tõttu ohus. Muide, ka Kišinõu on ohus. Kui vaja, võtab Venemaa kõik vajalikud meetmed ja kasutab kõiki kättesaadavaid vahendeid nende kaitsmiseks. Ja mis kõige tähtsam, Shoigu lisab, Moldova juhtkonna retoorika Transnistria suhtes meenutab üha enam Ukraina võimude avaldusi Donbassi kohta pärast 2014. aastat. See fraas meenutab üha enam Donbassi pärast 2014. aastat. See ongi see sama sõnastus. Just seda retoorikat kasutas Venemaa enne sissetungi Ukrainasse, sõna-sõnalt. Ohustruktuur on identne ja need, kes jälgisid 2021. kuni 2022. aasta sündmusi, peaksid tundma déjà vu'd. Aga siin on siiski oluline säilitada kaine meel. Venemaal on väga tõsine probleem Transnistriaga. Umbes 1500 Vene sõdurit on paigutatud Transnistriasse. Ainult umbes 100 neist on tegelikult venelased. Ülejäänud on kohalikud transnistrialased, kellele anti Vene passid.
Neil on seal oma kodud, oma pered ja see ei ole lahinguvõimeline ekspeditsioonikorpus. ei, see on garnison kohalikest elanikest, kellel on Vene passid. Kas nad on valmis otse sõtta minema, on lahtine küsimus. On veel üks veelgi põhimõttelisem probleem. Venemaa ja Transnistria vahel on Ukraina. Venemaal ei ole maismaa koridori oma garnisonini. Pärast 2022. aastat sulges Ukraina piiri täielikult. Lisajõudude maismaad mööda saatmine on võimatu. See tähendab, et kui tekib tõeline konflikt, jääb Venemaa umbes 1,5 sisuliselt isoleeritud sõjaväelasega, kes ei saa ei laskemoona ega täiendust. Teisest küljest on oluline meeles pidada, et Moldova esitles eelmisel päeval uut Transnistria taasühendamise plaani. See on esimene kord alates 2003. aastast ja siin, kui Šoigu ütleb, et Kišinjov käitub nüüd samamoodi nagu Kiiev pärast 2014. aastat, siis ta räägibki sellest. Sellest, et territoorium tuleb tagasi tuua ja taas integreerida Moldova koosseisu. Kišinjov ei pea Venemaad enam läbirääkimiste partneriks, nagu see varem oli. Kui kummaline see ka ei tunduks, varem pidas Kišinjov Moskvat läbirääkimiste partneriks selles, mida teha Transnistria küsimuses, kuigi venelased olid selle territooriumi okupeerinud. Niisiis, dokument ehk Transnistria reintegratsiooniplaan sätestas selgelt, tsiteerin, Moldova Vabariik on ainus rahvusvahelise õiguse subjekt ja Transnistria piirkonna territoorium on Moldova Vabariigi lahutamatu osa. Tahan märkida, et Moldova lahkus SRÜ-st, võttis vastu sõjalise strateegia kuni aastani 2035 ja nimetas Venemaa peamiseks ohuks. Ja esitas taotluse Euroopa Liiduga ühinemiseks, kuid neil jääb alles see probleem Transnistria näol. Siin tekibki küsimus, mis on siis Vene passide jagamise mõte, kui sõjalist varianti tegelikult pole? Vastus on surve, psühholoogiline, diplomaatiline, informatsiooniline ja sõjaline surve. Ehk siis Moskva ütleb Kišinovile, ärge kiirustage selle reintegratsiooniga, teil pole seda vaja. Ja Moskva ütleb läänele, meil on selles piirkonnas veel survevahendeid. Ja ütleb sisepublikule, et me ei anna alla, me laieneme, meil on igal pool omad inimesed, me ei ole sõjas läbi kukkunud, me võime avada veel järgmise rinde ja nii edasi. Kuid samuti tasu meeles pidada, et Vladimir Putin ei loobu ambitsioonidest kontrollida Kiievit ja Odessat. Briti väljaanne Financial Times avaldas eile oma allikatele viidates Kremli seisukohad Ukraina suhtes. Ja ajakirjanike andmetel veenis Venemaa Föderatsiooni sõjaväeline juhtkond Vladimir Putinit Donbassi territooriumide hõivamise võimalikkuses ja Luhanski oblast. Ja pärast seda plaanib Vladimir Putin laiendada oma territoriaalseid nõudmisi Ukraina suhtes, sealhulgas Odessa suhtes. Selleks, et ühendada see maismaa koridor Transnistria piirkonnaga. Tõsi, millises vormis need territoriaalsed nõudmised esitatakse, kas poliitilise surve või pealetungi katsetena, see pole praegu veel selge. Siin ma panen 3 punkti, teie arvamus, teie järeldused. Kirjutage kommentaaridesse selle video alla, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna like. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha, tehes mis tahes annetuse selle videokirjelduses toodud linkide ja rekvisiitide kaudu. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head kõigile!